Siis tere, mina olen Madis. Tere, mina olen Maarja. Ja tõsi ta on, et me siis algatasime kokku seda liikumist siin ja oleneb, kuidas arvutada, aga minu arvutuste kohast on peaaegu aasta aega täis saama, et siis mõtlesime, et teeme kiire kokkuvõtte, mis on aastaga toimunud, et kes siin pole varem käinud, siis saab nagu 20 minutiga selgeks kõik. Ja kes on käinud, siis saab heijatada, et jaa, oli tore mingi eelkord kunagi ja seal sai midagi teha. No äkki keegi eelkord. Ja siis panime täitsa suvalise seti asjades kokku, siin on kõik meie taustapildid meie üritustest. Sellega, et alguses oli valge leht ja siis hakkas tulema erinevaid pilte ja see kasutada. Kujundus on täitsa õudne. Võib-olla järgmine kord on midagi uut. Üks tsükkel läbi. Aga kes ei tea seda ajalooline fakt, et kuidas sai niisugune asja alguse 25. oktoobril 2014, kui Maarja mängutöö. Mängutöö ja siis Madis tuli uudistama, mis peale toimub. Ja, lihtsalt. Nii kutsuti kaugis esimees, mõtlesin, ma ei kitsi. Ma läksin niisama kohale ja avastasin, et seal kogu baasil oli terve koridori täis okulusi järjest, mis oli veider, mis kõik ikka kogemata kohale samasse kohta või siis korraldada teadlikult kutsusid. No see oli kutsutud, aga siis mitte keegi kedagi ei teadnud, et kõik olid terad. Ja siis pandi vist nurka okka kõik, see on okkas, ja siis mõtlesin, et matku lahe selline asi, mis toimuda teadlikult. Siis tegime grupi, kutsusime esimesi inimesi, juba me teame kuskilt nurgast. Alguses oli 2 inimest, siis oli 5, siis oli väikse veebilehe, 10, eesõhtus oli 212. Absoluutselt. Kellest siis pooled võib-olla on aktiivsed ka. Teiselt pool on kuidagi lisatud siin veel julmalt kellegi poolt. Ja osad tahavad tulla ja siis neid ei lasta. Kui on näha, et on mingi jõhker spämmer, kes teist päeva Facebookis ja 24 grupi liige. Või siis 160 grupi liige. See on ka päris ilus... Meil on vist olnud praegu grupis siukseid tegelasi, kes tulevad mingeid laene võimalist. Investeeringid. Vaat ja alguses juba üritasime, teeme jõhkrate internatsionaalse grupi kõik inglise keeles, aga siis üritasime ilusti eesti keele tagasi. Siis ma mõtlesin, et oleks lihtsalt tore läbi käia kiirelt kõik need 5 kogunemist, kus me oleme teinud siiamaani iga 2 kuu tagant Tallinnas Tartus. See oli esimene oli Tallinnas. Tallinna tehnikumis siis, seal on näiteks mina, räägin lihtsalt mingisugustest seadmetest, mis on ajaloos olnud. See on lihtsalt siuke hästi tore, mingi 10 inimest said kokku ja siis meil oli siuke meet-up. Testisime ära, mis põhimõtteliselt oli, kas inimesed tulevad kohale ja siis mis saab. Väga tore oli, uued tutvused, äkk, poole pealt oli Peeter sisse, kes kogu ettekande üle. Põhimõtteliselt minu ettekande lõpus Peeter rääkis veel tund aega. Ja siis meil on Kasper sellest. Aga oli hästi kuubane üritus, see oli siis november eelmine aasta teha. Tere! Siis 2 kuud hiljem tegime Tartus. Läksime kohe laiema, läksime Tartu Ülikooli ideelabris, ütlesime, et tahame siin teha. Siis lubatigi. Kohe olid mõlemad ettekanded, siin on Filipp, kes rääkis hullult tehnilist juttu kohe need kõik, kes tulid niisama kuulanud. Ta rääkis siis oma näidustustega kasutada hüppamise mehaanikat edasi liikumiseks. Ja see on väga innovaatiline, et sai koha peale, kaksid ringi teed, kaksid mängus ringi tuli tore. Võimalus oli joosta vastu sõina. Peeter rääkis natuke oma saladest, poolsaladest projektist. Jah, see siiamaani saladus, siis oli juba. Mida see ükskord ilmaolus näeb, see on oma projekt, millest me ei saa rääkida. Teavad ainult. Teavad ainult. Sina ise jooksid selle peale? Kõik on ainult. Kõik on ainult, ma keegi ei räägi. Mina ei ole. Vaat siis kõnemis jääb. Siis oli Tallinnas, enne Tallinnas midagi pärast on alati rahulikum. Tegin need pool tehnikumis. See oli jälle pool tehnikumis, seega me saime suurema ruumi. Kõige suurema ruumi. Kõige suurema ruumi. Jätti saanud kõige suurema ruumi. Aga ma olen ikka ruumi peal. Aga seal minu jaoks oli eriline see, et sai tooliga ringi lennata. Et siis alati hiljem, kui ma keegi küsin, et kuidas Eestis asja arendus, ma peame siin arendama igasuguseid lennutoore ja muud
maagilist asja kohe pildiga tõestada. See Tartus ETV4. See toimus siis Mainoris. Esimene koostöö, siin on meil vabu toole ja need on ka peale täitsa vabad, ei pea mitte teist panna. Seal oli võib-olla, ma olen küll lugenud rääkida, kui Ka päris palju ka teist. siis oli see suur panoraam, mis kõik mahtud ära. See oli lõgus, need vestlused läksid hästi pikka. Hästi pikka, sest neid võib öelda, et sa oled seal. Ja te ütlesime sulle, et teil 20 minti või pool tundi, siis läks tund ja natuke veel. Järelikult oli huvitav. Väga huvitav oli, et Kasper töö väga raske, et siin hoida lõpud. Ja see oli esimene siis niisugune koostöö mingi teise organisatsiooniga, esimest suured need nimed ja teema nimest nimega. Lisaks sellele, et kes tegelikult esinesid seal, Kristi rääkis sellest mänguarendajat erialast, mis nüüd jõudselt toimib. Siim, kes rääkis oma mängust. Oma üldse tegemist, et mida ta reegliga teha, et mis ta on nagu aastanud. Ja Rein rääkis oma videokatsetustest, mida ma ikka pole tööle saanud rääkida meile peale. Ja minu kiiks. Siis oli Peeter, kes rääkis sellest, et Hiinas käis. Jah, just kõik seadmed on. Kuidas Hiinastel ei ole mina. See oluline teada rääkides. See oli see 5, see on Tallinnas, eelmine siis, kus oli päris palju rahvast. Jälle olime juba siukse reputatsiooni endale saanud, et oli tubakad nahku suure oli lounge'i. Roki lounge'i väga tore oli, väga palav oli. Väga palav. Võiks jälle see, et mis ütlesin, et meetupide puhul on tore, kuidas inimesed saavad testida lihtsalt mingid gadget'id, mida muidu võib-olla ei leiaks või meil on siis neid käigus neid tööle panna, kes kellegi on meil töötab, siis katsetada ja vaadata, kas on haiti või väärt või ei ole. Viis on läinud ja viis on jäänud. Päris hull. Siis ma tegin kiire ülevaate, kes kõige rohkem rääkinud, mina. Peeter poole vähem, Filipp on 2 korda rääkinud. See on siis enne tänast seis. Inspiratsiooniks teistele, et järgi. Siis ma olen täpselt rääkida, mis toimus samal aastal. Aasta teksti eest ära. Põhimõtteliselt, mis siis... Sa oled põhimõtteliselt rääkinud sellest? Jah, täpselt. Tegelikult, mis on nagu toimunud, on see, et ma avastan natukene niisugust asja, mida Filipp ennustas, on siis RuneScape'i VR. Siis see, et sa ei istu mitte niisama paigal, vaid sa ikkagi liigud ringi, see kokkulus ütleb, et tegelikult on tore ringi liikuda. Ja Filipp juba ütles veebruaris, ma tean, see tuleb, raudselt tuleb, ma vaatan, kõik näeb, et tuleb, panen raudselt rohkem kaameraid. Kõik ei tea, mis sa ja... Aga tundub hea. Ja siis tundub, et tegelikult jõuab väga lihtsal kujul põhimõtteliselt tavainimeste juurde ka see papi kujul. 15 miljonit downloadi on äpi kohest olemas, kes tahab teha VR-mängu, mida homme juba miljon inimest mängib, siis tehke seda teha. Ei vähe. Hästi lihtsalt mängu. Mis maksab ühe sendi? Me siis võtame sama hästi, sinna liigitada seda, mida Ott tegi Puppetmasteri. Ta ka lõpuks läks mobiili peal. Nii, siis 2 arendusmootorit põhimõtteliselt on nüüd nägu oma varalusid. Saavad arendused võtta. Tasuta saada. Tasuta. Jah, tasuta saada. Enam peab vanastama neid varasid. Ja siis on ka tegelikult see, et mida aeg edasi siis nagu tundub, et ühendamine läheb lihtsamaks. Uuematel seadmetel on alguses raskem, aga vähemalt nii palju on praegu Oculusega, mul on küll vähe plugin play'd. Et kui esimeste meetupidel see, et ei tea, kas üldse samadagi tööle, siis need on nagu üsna südamerahuga. Kuigi siin täna võib ka väga huvitav anomaalid, et kaamera on power pidi, siis töötab. Mis meil on, siis tegelikult on meil ka Magistreeriga midagi huvitavat. Magistri. Ahah, et tehnika on nii kasutada juba, et seda sellega saab ka lõppu võib teha ja siis Tartu Ülikoolis on olemas, et
panen teisi seda tegema ja tegin ka lõpus oli. Ja peale minus olid siis 2 IT-tudengit, oma kraadid sellega, et nad veerid mässisid ja üks kunsti akadeemia tudeng sai ka selle salajase asjaga tulla peeglile lõi reskitiga. Ma olin tema retseptit, ma tahan. Mina ka alaekspert. Aga siit oli lõpetus siis VR on läinud ka suuremas, et keegi üritab teha mingisugust terve tehase suurust kogemust, et see jooksenud mingisugust labürindis ringi, et ma olen tüüdi peas. Minu nimi on siis praegu kellel on mõte, et tahaks Eestis sugust asja teha, siis tulge rääkige minuga, kui on võib-olla üks hea rõng teile anda. Aga siis te peate olema päris tõsiselt meelestatud, et te raudselt tahate teha seda. Sest kuskil on ehitamisel üks hästi suur kaubanduskeskus, Eesti on ju, ega nende kõige vähe, siis sinna on mõeldud Funland, väga küllane nimi. Funlandis võib-olla võiks olla VR. Aga nad võtsivad väga tõsist tegevust sinna. Kui sa alles esimest korda täna näed VR-i, siis mõtleb, aga kui sa oled kõva äriinimene, siis võib-olla tulge rääkige pärast. Siis selle aasta jooksul on ka välja kuulutatud erinevaid senatimeid, mis nüüd tulevad ja mis on mõnega tulnud. Ja see on vist selle aasta jooksul siis tähendab, mis me tegutseda. Ja siis üks seal oli Fabis, selle ERP-ga kuulutati välja ju eelmise aasta, või selle põhimõtteliselt märtsis. Oli vist see tõmm? Kuskilt tuli. Kuskilt tuli. Siis viimast ooo. Ja siis enamus vist nagu ma olen saanud aru, siis väga paljud need mobiili asjad on mingid asjad läbi kukkunud. VR ja see vist oli... Tegelikult veided asja on olnud ja kõik need käte trackimise asjad, see Six süsteem, mis tuli ooo, et siis see pidi ikka tulema. See pidi tulema, aga kõik ütlevad, et see teed on raivunud. Sa teed sellega. Aga tore. Ja siis Oculus kuulutas enda põhisele, ütleme siis consumer version, siis tarbija versiooni välja, mis peaks siis tulema järgmise aasta esimeses kvartalis. Ja maksab kui palju? Ei tea, rohkem kui 350. Ütlesin väga just, et natuke rohkem 350, aga me pigem teeme natukene kallimaks, aga nii palju paremaks. Versus see, et me laseme ta nagu odavalt välja ja siis kõik on nagu, et see päris hea, aga mitte päris. Oleks võinud natuke parem oleks, et tahavad teha natuke paremaks, et kui inimesed paneb pähe selles. Ehk siis umbes 4 soitab pluss arva. No, aga see jah. Aga oled tähele, kuidas nad on aastate jooksul jutud natukene muutud, parem oli just see, et aga võimalikult odavalt tegevad, võimalikult palju rahvastaks. Aga ma arvan, et see unustavad sellega, kui oli välja VR või see, et seda pushmark oli raha praegu nöömis tuleb see. Ja siis... Võtsid ka seda oma? Ei, see on sellised suur kass, ma ei hakka. Meil ei ole S-kuuti kellegi, mis saab tooma. See üks on müüa. Jaa, üks on. Kes arendab, selles suhtes, mõtle kohe välja, et kes arendab, ma saan $200 kes 6 versiooni müüa, kui te lihtsalt kasutada olla, siis targemist seda oodata see $99, mis peaks ka mingi aeg ilmuma. Varsti on mänguasja poolidest ka aegade tõid sees. Aga ma tean, et te ütlete siis, kui ma seda Gear-VR-i lõpp 4 üritasin kasutada, siis seda ei ole mitte kuskilt saada, kui see Eestis ole. Et mingi Inglismaalt oli võimalik saada USA-s teatud riigi. Ma loodan, et selle Gear-VR-i sama asi turgu. Siis Valve kuulutas oma seadme välja selle aasta jooksul, siis HTC Vive, millel on põhimõtteliselt siis natuke teistsugune tehnoloogia. Mis tuleb seda aastat välja ka mingi enam kui 1 eksemplarina. Kas keegi aastat ära ei saa? Alguses lubati nüüd sügi, põhimõtteliselt jõuludeks, aga tuleb ikka rohkem oodata sellega. Mis veel? Tegelikult see on terve hunnik on mängerdud nii kodumaad kui ka kodumaiste juurde. Siis lihtsalt, et näed, mis koha on toimunud, et kui ma alguses esimene kord näitasime lihtsalt mingid suvalisi netidemosid, siis ja mõnda enda asja aina rohkem on tulnud see, et täna ka meil mingi enamus aasta võib-olla näitab nüüd see enda kohaliku kraami, kodukohtud ärke.
mitmel põhjusel. Sest meil on neid edeta ja teiseks netis SMS kasti või kuidas tugundada. Et sellest ei lahendanud ja loodan, et kuidagi see meetup on ka seda genereerinud rohkem, et inimesed saavad kokku, arutavad, töövad ühisprojekte, tean, meil on Mats ära kasutanud ühtselt oma projektide jaoks, et kui on mingi asi katki, siis kirjutame sulle, siis see võib korda. Aga no mis sa on? Te olete 30 küla, aga ega ma ei ole nats. Aga meil ongi selline diskussiooni osa siin lõpus, et see oli see, mis siin hetkel toimunud, aga mida toob tulevik, see on niisugune kommuuni otsustada, on ju, mõnes mõttes, et kas jätkame samas rütmis niimoodi põrandaalust tegevust, nagu siiamaani, meil ei ole nagu mitte kuidagi organiseeritud, meil ei ole ei MTÜ-d, ei mingit legaalset inimesed saavad juhuslikult kokku samas kohas ja teevad lõbusaid asju. Mis on selle plussid, on see, et väga chill on, mis on miinused, on see, et võib-olla kui me tahaks lihtsalt sponsorlust hakata kuskilt mõistlikust kohast sebima, mitte kuskilt teleliimast, vaid on teile mingid kokkudelt ja värvid, siis saadavad mulle mingid asju. Siis võib-olla nemad eeldavad midagi ametlikumalt. Või siis teha rohkem koostööd teiste organisatsioonidega, siis see IGDA, mis on mängu tegijate asi. Pakub midagi välja? Pakub. Küsin täiesti lambi küsimus, on esimest korda siin, et kuna ma sattusin sinuga kunagi koos jooma. Limonaad ja sul on. Jah, see oli meeletu. Siis sai välja käidud idee, et te tulete ühel päeval Lõunakeskuse 4D kinno mängima oma asjadega. Sellest mõttest on saanud teie poolt midagi kuulnud. Mis see? Ma olin ilmanud ja auta. Ühesõnaga, maakeeli 4D kino on Lõunakeskuses ehk siis hüdrauliline platvorm, millele saab arvutist anda käsku, mida vaja on. Kui ühesõnaga käsud meie poolt otsast on kirjeldatud, kui te tahate ja viitsite sinna selle vaheleijari teha, et teie süsteemi otsati kokku läheb, siis põhimõtteliselt öisel ajal on see süsteema vaba ja võtate seal oma seda sellepärast elamust seal otsas harjutada, kuidas tuul puhub näkku, vesi tõksib näkku ja platvorm liigub. Sest et idee poolest, milles on asja iva või kaugem uba on see, et 4D kino läheb varsti hapuks, sest uued tehnoloogiad tulevad peale. Kui sa suudad siukse tehnoloogia mulle välja arendada, minu kus peaks ära osta, siis ma ostan selle ära. Aga arendamise eest, kui sulle ilmaks. See on kõik me järgmine kiitab. Aga selle 100 000 mängu asja annaks sulle öösiti peegi. See oli see pakkumine, mille see ilmselt limonaad jabrust enne maha magada. Pakkumine kommuunile. Jah. Jah, et see ongi ka üks mõte kuidagi organiseerida mingi sihukaks firmas. Või MTÜ-ks või nagu mingi asjaks, mis sulle rohkem organiseerida. Mul on see ideoloogiline küsimus alati sellistes olukordades, kui kõik räägivad, et teeks MTÜ-le. Mul on küsimus, kas teil on midagi see MTÜ sisse panna, et minu arust enne on vaja asja ja siis on vaja keha. Kumba teil enne vaja on, kas teil asi on olemas? Ja see ongi, mis ta annab ja mis ta ära võtta, rohkem mingi paber. Inimesed selle korda. Kord aastast on mingi majandusaasta aruannet ja seda juhtunud. Ärme kalduda teemast. See oli konkreetne ettepanek, nii et võtke see tüge. Võtame, see tuleb seegi. Jah, sama selle teise asjaga on kuskil linnas, mida ma veel mainin, kuskil see kaubanduskeskus, mis siin ei ole. Et jälle sellised pakkumis käivad ja kes seda pakkumist võtab ja äkki ongi vahe rasvi kommuuni projektid teha need asjad ära. Mõni meist on insener, mõni meist on psühholoog, mõni on turundaja, mõni on kunstnik, arendajad on kõvasti. Et lihtsalt kõik ideed on oodatud, kuhu üldse edasi, kas teeme mingi iga aasta mingi suure konverentsi, Puhkib ikka saab suure halli ära või mitte. Et praegu on see üritus on hästi arendajatele suunatud entusiastidele ja selline tavainimene võib-olla satub lihtsalt hästi juhuslikult siia. Kas rohkem tavainimesi ka kaasada, tulge tšikkiga, et ärge kartke, et kõik tehnilised jutud käivad enne ära ja siis tuleb teemasid vaatama. AI-klubi eeskujul soovitan teha kinniseid ja üritusi, ma olen eesel. Inimesed tulevad siis sinna avaliku üritusele, siis sul on juba terve meeskond tüüpi, kes teavad, kus toimub, saavad mingi demos
siiamaani avalik üritus on põhimõtteliselt see mängutöö, kus me mitte korda käinud muidugi EVR-ina väljas. Võib-olla siis ongi need kaks asja, et siin on niisugune salaklubi ja siis mängutöö, kus nii võidavad kohad inimesed, kes on mängudest väga huvitatud. Mingi vanemale lihtsalt niisama täna võib-olla see näite, kes ta pärast ei oska midagi arvata. Sinna peaks panema selle riigiliseks salajaselt, see 350. 350. Jah, see on meie fabrika homepage. Ja see on, et kellel mõte on, siis tulistage meie pihta ja arvutame läbi ja siis vaatame, mis läheb toob. Jah, esimene aasta on väga korralik. Loodan, et teile ka. Kes on käinud see kohal? Kas keegi käib kõigil kohal? Kõikidel asjadel? Aga enamusel mõnele. Aga jah. Selline siis lühike kokkuvõte. Kõik. See on aplausid.